Hello, I speak English only. Eelmise episoodi lõpetasime Dolomiitides, kuid sel korral tuleb jõudu proovida erinevate takistustega, mis elu meile teele on visanud. Mul pole õrnaimagi, millest me räägime. Peab kehakeeles hakkama saama. I make video for 5 minutes. Grazie, thank you very much. Ühesõnaga, väike pihi kaamera. Me tõime Pauliine Emosse. Nii, juhtus selline asi, et mäelt alla tulles ma natukene surfasin nende kivide sees ja üks terav kivi läks mulle põlve sisse. Nii et mul on põlves praegu mingi imelik auk ja me peame sellega, ma arvan, Emosse minema. Ja on ma selle kinni, et ma saaks järgmised nädalad ka midagi ikka teha, sest et see on päris valus. Ma räägin praegu Emos 4 inimesega. 4 inimest on siin minu ees kabinetis ja nad üritavad mu pabermajandust korda saada. Mul ülimalt raske siin reisil olnud ja just vaimselt, et kaamera silma läbi võib kõik tunduda ülipositiivne, üliäge ja hästi põnev ja seda see kõik ongi, aga alati on see teine pool ka, et kõik ei ole ju kogu aeg 100% äge või tore või positiivne. Alati on neid perioode, kus sa tunned ennast natukene under the weather, nagu inglise keeles öeldakse. Ja mul nagu nii kahju, kui see ka poleks, sattus see periood just nendele nädalatele, kus me siin reisil seda elureisi kogeme. Ja ma olen nagu üritanud päris pikalt need viimased ööd sellega võidelda ja neid võib-olla natukene kurvemaid noote endas maha suruda. Aga ühel hetkel ma sain aru, et miks ma neid maha surun. Et ma võiksin lihtsalt nendele otsa vaadata, sest muidu nad jäävadki kuskile nii-öelda sisse alles. Nagu iga hetk, kui kaamera käib, siis ma mõtlen, et kas ma hakkan seda fake siirast naeratust tegema või ma olen mina ise. Ma olen nagu kadunud natuke. Ja sellest on ülimalt kahju, sest see reis on super. Ja mul on nagu maailma parim sõprusgrupp siin reisil kohal. Ma ei julge kunagi kasutada sõna läbipõlemine. Aga läbipõlemise maik on nagu suus küll, selline tunne on vähemalt. Ja ma isegi hoian ennast praegu siin kaameras päris hästi üleval. Aga ma olen ülimalt tänulik Johannesele, Kaarilile ja Pauliinele, et nad on mõistnud. Ilmselgelt nad on näinud, et midagi on nagu teistmoodi minus. Et ma pole päris see Thor, keda nad võib-olla nii palju näinud on. Ja nad on täielikult mõistnud seda ja andnud mulle nagu aega ja ruumi, et olla. Aga kui sul ikkagi käib iga nagu teine minut peast läbi, et ma tahaks kodus olla, et kui sul juba see mõte nagu tekib, et ma tahaks koju ja nii tihti, siis arvatavasti peaks seda kuulama. Kellad löövad, külakellad löövad. See tähendab ainult 1 või 2. Tähistatakse seda, et Pauliine sai oma jalaga Emost välja. Või seda, et Johannes on meile toidu valmistanud. Põhimõtteliselt ma nagu läksin sinna, istusin seal ja siis mõtlesin neile, et see võib-olla ei ole nii hull. Et võib-olla ei ole midagi vaja teha. Aga siis ma avasin selle, võtsin selle plaaster ära ja siis olin, ei, me peame õmmelema selle kinni. Nii et õmmeldi kinni, pandi kohalik võimestus kõigepealt. Õmmeldi kinni ja nüüd ütlesin, et ma pean 8 päeva pärast võtma need niidid ära. Nii et me peame lihtsalt kuskile mujale Emosse minema, et need ära võtta 8 päeva pärast. Tšau! Meie eesmärk on sõita läbi Bergamo ja jõuda Itaalia ühe kõige ilusama järve äärde, milleks on Como järv. Ja siis vaadata, kuidas seal puhkamine käib, sest me oleme tegelikult väga-väga väsinud viimasest paarist päevast siin mägedes seiklemisest. Nii et mul on tunne, et me oleme ära teeninud mingid sellised head jäätised ja äkki me leiame ka kellegi, kes viib meid paadiga sõitma.
Grazie mille. Vist esimest korda elus lõplikult kuulan ennast ja ei suru midagi läbi, mis mulle tegelikult ei meeldi. Ja ma otsustasin, et ma sõidan koju. Et ma sõidan tagasi Tallinnasse oma enda koju, sest hetkel mul on tunne, et ma väärtustan oma voodit kõige rohkem. Ja ma olen lihtsalt nii väsinud juba reisi alguses. Ja ma arvan, et oleks tark, et ma lõpuks ometi kuulan ennast ja olen aus enda vastu. Ja kui ma tunnen, et ma soovin kodus olla, siis ju see on õige tunne ja ma kuulasin seda. Kallis televaataja, selja taga on pikk sõit, õhus on pinget ja kätte on jõudnud otsustav hetk. Meie produtsendid on välja mõelnud meile väljakutse. Meie poisid asuvad üsna peagi võitlema mängus, mille nimeks on Ninja. Me mängime 3 elu peale. Kes iganes võidab, saab endale kogu au ja kuulsuse. Poisid, kas te olete valmis? Let's go! Okei. Selleks, et alustada, palun asetage oma käed keskele kokku ning tehke taktikaline samm üksteisest eemale. 3, 2, 1, läks! Üks. Okei, see läheb selle päeva. Meil on 3 elu, ehk siis... Teil on 3 elu. Käed jäävad alles. Ja viimase elu peale. Ja lahing lõppes võidukalt. Põhimotivatsioon oli see, et meil on Kiss and Flies aega 20 minutit, et tasuta parkida, ehk siis ma lihtsalt tahtsin nagu rutust ära minna. Ma olen sellest pro. Ta mängis terve gümnaasiumi aja. Produtsendid mängis tema ninjat, kui ma õppisin matemaatika. on välja selgitanud, et selle mängu, selle saate üllatusülesande võitja on Johannes! Decathloni Medal. See tähendab seda, alistus kahjuks ei saa jätta karistamata. Nimelt, nii nagu me enne kokku leppisime, siis see, kes selle võistluse kaotab, peab minema ära. Peab nagu lahkuma lihtsalt. Nagu lahkuma. Ega ma ilma asjata lennujaama praklas ei ole. Torm, ma arvan, sa pead koju minema nüüd. Tough luck. No tšau. Vaatame, kes järgmises episoodis siis välja kukub. Ma ei mängi enam kunagi ninjat. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Hommik. Eile öösel siis Thor lahkus Itaaliast ja meie saatest. Ja me sõitsime mingisugusesse X kohta Bergamos. Ma märkasin ära selle peale üles, et mingi hull müra hakkas pihta. Mingi hull müra käis pea kohal, sest me magame viadukti all. Põlv on valus, lihtsalt tuimestus läks ära. Seega ja ma võtsin ühe valuvõgist juba ka. Õietol mul erge ka mingi ülisuur praegu. Iga hommik ärkan üles nagu pea on hästi paks ja silmad esistavad ja nina kinni ja sügeleb. Selle päeva me peamiselt veetsimegi ainult pargis puhates. Kuni jõudis kätte õhtu ja plaanisime Bergamost vehkat teha, sattusime aga hoopis uue probleemi ette. Meie autole on tekkinud mingi seletamatu mehaaniline kala. Okei, ma lähen vaatan põhja alla korra.
Okei, mul oleks vaja nii, et keegi keerab rooli nagu ühele ja teisele poole välja. Põhimõtteliselt meie auto hakkas kolisema mingi 10 minti tagasi äkki, või no veits on õhtusöök ja nagu hea asi on selles, et Kaarel tundub teadvat väga-väga palju autodest. Aga probleem on see, et me ei teinud sealt vist mitte midagi. Lähme proovime sõita korra uuesti, siis võib-olla saan aru rohkem, mis toimub. Hääl on veits liiga rets, et sellega minna kuskile. Teoreetiliselt see ei ole isegi väga kallis parandus, nagu lihtsalt meil on vaja kuskile töökotta saada. Me magame täna tõenäoliselt mingis eriti ratchetis kohas, lihtsalt selleks, et hommikul minna autoga töökotta ja lasta see üle vaadata. Sest et tõesti nagu see kolin on natuke liiga intensiivseks läinud, et midagi asjalikku selle masinaga ette võtta. Äkki saame sinna minna autoga ja siis... Oota, ei lähme sõidame sinna. Ehk siis ma lihtsalt magan siin maas ja Kaarel läheb kuhugi viinamarjaväetude vahele. Kus iganes me oleme, kuhu me sattusime, võtame hetke, naudime seda kvaliteettund. Enne me käisin poes ja nagu meil väikselt kombeks on saanud, ma ostsin six-packi vett. Ma arvasin, et see oli six-pack vett. Ehk siis saime sellise toote, mis nagu sildi pealt näha. Siin ei ole absoluutselt ühtegi elementi, mis viitaks sellele, et tegemist ei ole veega. Mulle mulliga vesi meeldib, mõtlesin, et gassoosa, tavai, bibita, tavai, jook, kassata, tavai. Tuleb välja, et see on nagu mingi täielik solk. See on nagu, ma ei tea, mingi säästuspreit või midagi sükest, see lihtsalt maitseb magusalt. Siin on nagu suhkur sees ja ma pole nii kohutavat disaini nagu vist kunagi näinud, et sul ei ole mitte midagi, mis viitaks sellele, et see jook, mida sa praegu veeletist ostad, ei ole vesi, vaid on limonaad. Ehk siis meil on six-pack seda mingit gustot. Ja ma nagu lootsin, et ma saan hambaid pesta täna selle veega. Aga ma vist väga sellega ei hakka hambaid pesama, nii et meil on loodetavasti mõned pudelid veel eelmist autos, aga see joog siin on meie allakäigu alguseks või lõpuks. Loodetavasti lõpuks, palun. Kuradi Gusto. No nii, Johannes, mis juhtus? Saad aru? Ma panin oma vöö lihtsalt auto alla, tegin sinna pesa. Ma võtsin sellest vööst kinni ja mul mingi lögane asi ja siin on nälkis. Ehk siis ma olen päris kindel, et mu juba ülejäänud asjade küljes on ka fucking nälkis. Ma saan tast lahti, kui ma keerugu. Enam ei ole nälkid. Hästi. Kõik on nii nästi. Linnapoiss, linnapoiss. Meil on... kuidas sa ütled niimoodi, et sa ei ropendanud? Ühesõnaga, meil on kehvasti veits kõigega. Mingi kuradi mõistatuslik ollus on mu auto fucking vati peal, sest et Tor jättis oma kuradi soojad toidu meile fucking kilekotiga kuskile laiali. Üritasime õues magada, aga seal hakkas vihma sadama, nii et me pakkisime ennast kolmekesi siia autosse ja kõik magasid kuidagi kägaras ja eriti kvaliteettund ei olnud. Meil on auto perses. See on vahva. Tegeleme sellega nüüd praegu. Pall on mingis kontrollimatus maania hoos praegu. Verd jookseb linast.
Läks juustesse igale poole veri. Igatahes meie juust läheb ka soojaks siin. Ehk siis mul tuli geniaalne mõte. Ma saan selle teipida selle külma puhuri ette ja siis ta püsib terve autosõidu külmane. Ülemine osa on juba hästi. Oh no. Saime siis siia kuskile kohaliku automehaaniku juurde jutule. Ta ei räägi sõnagi inglise keelt, aga ta tegi ühe proovisõidu meie autoga ja paistab, et ta sai murest aru. Nii et vaatame, mis saab. Meil on toimunud sajandi joppamine. Tuleb välja, et meil oli lihtsalt esiratas poltidest lahti logisenud. Võttis umbes 3 minutit aega. Keerasime võtmega rattad uuesti kinni ja kõik on korras. Uskumatu, nagu kohe läks mõte sinna poole, et midagi palju hullemat on ja et me peame siin mitu päeva ootama, kuni meie auto valmis saab, aga meil lihtsalt tohutult vedas. Aga ma ei tea, siis on sellega vähemalt korras. Nüüd me läheme Koomo järve juurde. Me sattusime väga huvitava probleemiga, et nimelt nüüd hakkas meil vihma sadama ja tegelikult veits lubab, et võib sadada ka homme. Eks meil on väga huvitav Koomo kogemus. Me oleme teel hetkel Bellagiasse, aga siin ei ole mitte ühtegi inimest, mis on veits tore. Halb asi on see, et me peame oma lõunat sööma autos, sest et kõik on märg õues. Muideks see vorst on ka räigelt hea. Kaarel leidis selle eile kuskilt. Aga see on kõik veits rõve. See on nagu selline rasvane ja kõik laiali mu süles. Jah, mõtlen juba. Ei, äkki sul on ikka midagi veel. Televaataja tahab natuke veel ikka teada selle kohta, mis sa teed. Ta nagu küsis abi niimoodi, et ta lihtsalt küsis nagu medicine. Lõpuks ometi lähevad asjad hästi. Me oleme mu lemmikkülas Koomo ääres. Siin on imeline koisk, jäätis, mille me võtame. Ja siis me kõnnime alla ja seal on sild, kus saab vette hüpata. Ehk siis kõik, kes on seda sarja nüüd vaadanud 3 episoodi vist teavad, et kõige kergem asi, kuidas mind õnnelikuks teha, on see, kui ma saan vette hüpata. Eks ma saan aru, kui teil on sellest veits kõrini, aga siit tuleb minu päeva parim hetk. Stracciatella. Cup or waffle? Cup, yeah. Thank you. Sotsiaalne ärevus, kui ma pean filmima kellegi jäätise kohas. Sa vaatad inimesi hüppamas vette paadilt, teised söövad kuskil treppide peal. Ja ma lendan pea ees, et sillalt võtta kohe. Okei, põhjustus on täiesti õult manilt üle. Keegi ei tahtnud meid paadi peale võtta. Ma tegin igale mööduvale paadile trikke. Mitte keegi ei võtnud meid peale. Nii et me lihtsalt hakkame ja järgmises episoodis äkki läheb veits paremini. Trust Falli. Kuule, kuhku siis üle. Ma kardan, Sa täpselt see veel, et ma sureks. Jaa, mängime. Keegi ütles täna, et mängime pudelimängu. Mina. Pall. Mina ütlesin. Kas on lihtsalt mingid asjad, mida sa tahad teha? Jaa. Lays me down with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Golden brown. Nous sommes allés à Nassau pour l'expérience de parler avec des gens jeunes estoniens. Estonia? Estonian? Je sais pas.
Well, class day. Thank you. Ula peal Alpides